Selliselt kõlas G, miksolüüd ja helilaad. Miksolüüd ja laadi tunnuseks on madal 7. aste mažooris ja torupillisõrmilisel tähendab, et sa pead mängima F-nooti. F-nooti mängides pane tähele, et siin on vaja nüüd esimene, teine ja 3. sõrmega mängida, sulgeda pool sõrmeava. Siin 3. sõrme all on ilusasti 2 sõrmeava ja sulged ühe neist. Kuhu täpselt sõrm asetub, siis oleks vaja natukene harjutada selle pooliku sõrmeava avamist, sulgemist ja peale seda veel terve sõrmeava sulgemist, et saaks mängida E-nooti. E, F, Fis, F, E. Siin puhul ongi vaja tähele panna, et kui sa libistad E-noodist F-nooti, et sa liiga palju ei tõmbaks seda näppusid sõrmeava pealt ära ega ka liiga vähe. Kui vähe tõmbad, siis jääb ju sõrme ots teise sõrmeava peale ja F-noot jääb madalaks. Tee seda harjutust. Kui oled juba õppinud tunnetama selle pooliku ava katmist 3. sõrmega, siis nüüd võikski proovida G miksolüüdiat mängida. Ehk siis, kui me läheme G-noodist alla F-nooti, siis pead katma 1,5 sõrmeava ühe hetkega. See tähendab, et siis teine sõrm asetad tervenisti sõrmeavale ja 3. sõrme asetad siis poolenisti. G, F ja libistad E. Ja samamoodi kõrgemaks E, F, seda liigutust sa juba oskad, ja nüüd G on vaja tõsta lihtsalt avada 1,5 sõrmeava, tõstes mõlemat näppu korraga. Mängi ka seda käiku niimoodi, et sa tunned, et ahah, see tuleb mul nüüd välja küll. Kui ka see tuleb ilusasti välja, siis G miksolüüd ja helilaadi mängides avad mõlemad burdoonid, G-burdoonid, võid ka D avada. No ma avangi. See võtab rohkem lihtsalt õhku, mida rohkem sul burdoonid lahti on. G miksolüüd ja helilaadi üles kõrgemaks mängides on täpselt samamoodi nagu G-tuuri mängid. Siin ei juhtu midagi uut, aga siit alla siis madalamaks minnes on vaja F-nooti mängida. Mängin siis kõigepealt üles, siis alla ja tagasi G-nooti. Kui helilaadi mängimine on juba selge, siis võiksid mängida lugusid ja eriti Torupilli-Jussil on madal 7. aste G-tuuris ja need lood just sobivad väga hästi G, miksolüüd ja helilaadiga mängimiseks.